Nii, tere! See video on natukene teistsugune, sest ma näitan sulle nüüd telefoni hoopis, oma telefoni ekraani. Sest mida me nüüd teeme, on häälkõne ja seda veel arvutiversioonil ei ole. Et jah, et sa saad põhimõtteliselt ChatGPT'ga ka häälega rääkida, just, et sa ei pea temaga siin ainult kirjutama. Kui sul on telefon, saad temaga ka suhelda, et põhimõtteliselt tuled oma, mul ei ole värskendatud, tuled kuskile Playpoodi, on ju, mis sinul on, kus sa rakendusi alla laed ja siis kirjutad siia ka ChatGPT. Ja siis sa võid tähe, sul on õudselt palju erinevaid sarnaseid tegelasi, et ole ettevaatlik, et sa neid ei võta. Nad on väga kavalad praegu. Nad teavad, paljud inimesed ei tea, mis see ChatGPT, no kuidas ta õigesti välja näeb ja siis põhimõtteliselt ja käituvad nagu ChatGPT, tegelikult nad ei ole. Nii et ära nii puutu palun. Vaata, et sa võtad õige rakenduse ChatGPT, eks ole. Sa saad seda selle järgi siin vaadata, et oleks siin, palju see on 100 miljonit pluss jälgijat, jah. 2 miljon arvustust. Vaata, et sa õige asja alla laed, eks ole. Nii. Ava. Nüüd me oleme siin omadega. Kui sa vajutad siia üles, sa saad mudelit muuta. Ja vahet ei ole, mis mudeli sa kasutad, sest sa saad temaga suhelda igal mudelil. Sa näed siin on kõrvaklapid ja siin on mikrofon ka, et siin sa saad heliklippe saata ja kui sa saadaksid kuskil Messengeris näiteks ja saad temaga kõnne minna. Kui ma vajutan siia ülesse, ma olen siin, kus on kõik chatid ja nüüd ma vajutan siia 3 punkti peale. Miks ma nüüd siia tulen? Ma tahan sulle näidata, et sa saad tegelikult tema häält muuta, et tal on siin paar erinevat sukest valmis häält, kellega saad suhelda. Muidugi võiks ikka seda input language panna eesti keelde. Muidu ta võib sinuga ka teises keeles rääkima. Et ta siin eesti keeles ütleb ka mulle parimate tulemuste saavutamiseks, valige keel, mida peamiselt räägite. Nii, nüüd kui sa vajutad siia hääle peale. No, juba räägib minuga. Nii, antud hetkel nende 4 erinevad hääled. Okei, aitab. Paneme kinnita, kui me rahul oleme, on ju. Ja kuidas siis temaga üldse kõnne saab, on jah, nagu ma näitasin kõrvalapid. No, lubame, jah. Nii. Tõppaks pausile korraks. Nii, mis siin nüüd toimub? Praegu, mis ma tegin, oli, et ma panin pausile teda, sest kui ma võin play peale, näed, ta kuulab mind nüüd. Ja siis selle järgi ta vastab mulle ja kõik, mis ta mulle vastab, ka jääb teksti kujul alles. Et sa saad pärast teksti kujul vaadata, mida sa oled temaga suhelnud, mida sina oled öelnud, mida tema on öelnud. Aga ma alustan esialgu lihtsalt kerged, vaatame, kas ta üldse töötab. No, tere! Got it. How's your day going so far? Kas sa räägid eesti keelt ka? Yes, I can understand and respond in Estonian as well. How can I help you today? Ütle midagi eesti keeles. Kuidas sul läheb täna? Mul läheb väga hästi, kuidas sul läheb? Läheb hästi. Aitäh küsimast. Kas on midagi konkreetset, millest sooviksid rääkida? Nii. No, räägib eesti keelt ka, nagu kuuled, et kõik on hästi selles mõttes. Aga nüüd ma ütlen sulle paar asja, mida sa võiksid teada, enne kui temaga suhtlema hakkad. Et temaga on vähemalt praegu siukene asi, et kui sa temaga suhtled ja sa teed mingit pausi, mõni sekund, siis ta põhimõtteliselt segab sind kohe vahele. Ta arvab, et sa lõpetad oma juttu. Et seda vältida, vajuta ekraani peale niimoodi. Ma hoian praegu sõrmega ekraani peal ja siis, kui ma lasen lahti, siis ta vastab mulle põhimõtteliselt. Aga ma tean, et see uus versioon, mis tuleb palju parem selles mõttes, et ta on rohkem inimlikum, ta räägib inimlikumalt ja ta laseb sul ikkagi rääkida ja hakka sind vahele segama, et see võib siin juhtuda, kui sa proovid praegu. Aga milleks seda võiksid üldse kasutada, et okei, väga lahe, saab rääkida, aga mis ma temaga teen siis, on ju? Oletame, et sa oled kuskil õues, sa ei taha tekstida, toksida ekraani, siis võtadki kõne lahti temaga, valmis suhtled temaga. Küsid, mis sa tavaliselt küsiksid temalt teksti teel. Et okei, see on väga head, siukene hea ligipääsetavus, on ju. Saab kiiret kohe küsida midagi. Aga teine asi, võtame loogiliselt, mida võiks häälega teha, et näiteks üks suurim asi, mida ma arvan kõige rohkem tehakse, ongi, et sa temaga justkui psühholoogiga suhelda või mentoriga. Põhimõtteliselt keegi, kes sind aitab millegis, näiteks tahad keelt õppida. Sa saad temaga teha seda, ta oskab ju kõiki keeli. No, enamus tuntud keel ikka oskab. Just sellel tasulisel plaanil siis GPT-4 peal, et GPT-3,5, no võib-olla, aga ta võib selle kirjavigu rohkem teha, et sellega arvestada. Ja näiteks
sul on vaja harjutada mingit intervjuud kellegagi, mingi oluline jutt, siis sa saad enne teha seda temaga, aga selleks, et midagi, mida sa tahad temaga teha, sa pead talle enne märku andma, et kuule, teeme nüüd X asja, on ju, et ikka teab, mida sa tahad temast. Näiteks tahadki keelt õppida, ütledki talle, et okei, ole minu õpetaja, minu inglise keele õpetaja näiteks. Nii, tere, ma tahan, et sa oleksid minu inglise keele õpetaja ja suhtleksid minuga B2 tasemel igapäevastest asjadest siis, et vasta mulle inglise keeles ja pea minuga arutelu, on ja ma ei tea, mõtle välja mingi teema, mingi huvitav teema, üllata mind. I'd be happy to help you. Let's talk about something interesting. How about discussing the future of technology? Okei. Think about the idea of having robots in our everyday lives. Having a robot assistant. Yeah, I think you are already my assistant because I'm learning English with you. I'm like a virtual assistant for learning English. How do you feel about technology? Smart homes, AI assistant. It's actually exciting and I'm looking forward to that. And I mean, I wouldn't mind to have assistant with me, like you currently. Sounds great. Technology can make life easier and more. If you could have a smart assistant, what kind of tasks? I mean, I would like the robot to cook for me, clean my house, and basically do the annoying stuff, you know? If you had more free time, the robot was handling the chores. What new activities or hobbies? Okei, kuule. Ma hakkan juba temaga siin jutustama, aga põhimõtteliselt saad aru, et päris hästi saab temaga siin suhelda, et praegu näiteks ma tahtsin, et ta oleks mu inglise keele õpetaja ja ma andsin talle mingi suvalise, okei, mina ei andnud tegelikult, ma palusin tema midagi välja mõelda, midagi huvitavat, millest võiks rääkida, et mis ta siin B2 kuulet valesti mulle siin. Aga ta sai aru, sest nagu sa näed, me saame temaga suhelda siin. No antud näitanud on see inglise keele õpetaja, et võib olla psühholoog või mingi mentor või aidata millegi muuga, millega sa teda teksti teel kasutad.